Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist! Stuudios on Einar Laigna, Rooma katoliku kiriku teoloog, ja räägime täna kujutavast kunstist, kristlikust kunstist või üldiselt kujutavast kunstist religioonis. Lehitsedes kas või pealiskaudselt kunstiajaloo raamatuid, siis me märkame, et enamus sellest koosnebki religioossest kunstist. Üle terve maailma iga kultuuri aluseks olev religioon oma alusena näeb ju inimühiskonna suhet universumiga. Kõik need nähtavas maailmas olevad suhted, nii universumi, looduse kui inimeste omavahelised suhted, vajavad sotsiaalses ühiskonnas väljendust. Väljendusvormideks on sümboolika, kus sümbolitesse on kätketud sügavad olulised tõed, mis oma sümboolse kujutise läbi mõjuvad vahetult inimese alateadvusele, aga meie silme ees on ka võimsad monumentaalsed mälestusmärgid, kui me mõtleme ainult Egiptuse monumentaalkunstile või meie kristlikus Euroopas katedraalile, milles on ju kosmose universumi vähendatud mudel. Inimühiskond on tajunud seda algaegadest peale, et tema eksistents, tema säilimine siin selles maises dimensioonis, see sõltub harmooniast universumi universaalsete seadustega. Religioon ei olegi oma sisult ju midagi muud kui nende kosmiliste universaalsete elu alusreeglite kehtestamine sotsiaalses elus. Kuid selleks, et neid reegleid kehtestada, tuleb neid reegleid eelnevalt tunda. Niisiis meile tuntud sõna harmoonia või Vana-Kreeka maailmast pärit rõhuasetusega harmonia oli ju see eesmärk, millele ühiskond pürgis. Me tänases lühidas pilguheidus nii olulisse küsimusse kiriku ajaloos, kunstiajaloos puudutame siin ühte olulist dogmat ja sellest tulenevaid järeldusi ka meie kaasaja jaoks. Läheme siis kõigepealt pilguga minevikku, kiriku esimesse aastatuhandesse, mil kirikus töötavad teoloogid, õpetlased, mõtlejad. Kirikukogudel tõid esile, mis on võrreldavad näiteks nagu mingite konverentsidega, toodi oma teoreetiliste tööde tulemused siis laitmatutes definitsioonides esile. Uurides esimese 1000 aasta kiriku intellektuaalset pärandit, võib ainult aukartuses imestada seda kõrget mõtlemistaset, mõtlemiskultuuri ja oskust väga raskeid universumi vahekordi sõnastada selgetes definitsioonides. Need definitsioonid olid loomulikult sajandite jooksul saanud läbitöötamist, nad olid kõigiti läbi mõeldud, oli arvestatud kõiki vastuväiteid ja täna vaatamegi ühte väga huvitavat külge selles, mille nimi on piltide austamine. Nagu kõikides muudes eluküsimustes, nii ka siin me kohtame ju tavaliselt lihtsustatud, primitiivset mõtlemisviisi, millel ei ole vähematki õiget aimu asjade tegelikust seisust ja olemisest. 6. oikumeenilisel kirikukogul oli see küsimus päevakorral ja seal otsustati, et Kristust kui inimeseks saanut võib piltidel kujutada
sest et Kristusel on inimlik kuju. Küsimus oli ju selles, et Vana-testamendi ja vanakiriklikus teoloogias oli arusaam, et Jumalast endast ei tohtinud ühtki pilti luua ja seda väga lihtsal põhjusel, see, millel ei ole kuju, seda ei saa ka kujutada, välja arvatud kindlasti sümboolselt mingi märgi läbi. Seetõttu ei saa Jumalast teha pilti, sest otsekohe me teeksime Jumalast ebajumala. Ja seetõttu on kujutatud sageli selliselt, nagu pilvest oleks välja käsi või midagi taolist. Samal ajal need, kellel on väline füüsiline kuju, märtrid, pühakud, nendest võidi vabalt pilte maalida ja need saidki ju ikoonideks. Sõna ikoon tuleb kreekakeelsest sõnast eikon ja tähendab lihtsalt kujutist. Kuid kujutiste teooria on väga mõtlema panev, mida see tegelikult endast kujutab. Ikoonide puhul oli oluline kompositsiooniline külg. Ranged, kindlad näojooned, keha ja rõivastuse hoiak. Nad paigutati kirikus pildi seinale, kiriku rahva koguduse ja altari vahele. Bütsantsi eeskirjade kohaselt tuli need maalida mineraalvärvidega. Need mineraalvärvid segati pühitsetud veega ja sellele lisati reliikviate tolmu. Ikooni maalimine ei olnud lihtsalt oskus, teatud kunstiline, tehniline oskus, vaid ikoonimaalijad olid kindlad kloostrid, aga ka inimesed, kes olid pühendunud sellele. Näiteks neid maaliti päeva hommikupoolses osas paastuseisundis. Õnneks, ja me teame, Eesti on niisugune huvitav maa, kus on igasuguseid väga huvitavaid inimesi ja huvitavaid harrastusi ja huvisid, on minu teada 2 naissoost isikut Eestis, kes on spetsiaalselt õppinud ikooni maalimist. Ja ma arvan, et oleks väga huvitav neid kutsuda ka saatesse rääkima ikooni maalimise tehnilisest küljest. Nii et ma puudutasin seda ainult põgusalt mööda minnes, mis tähendab seda, et ikooni, pühasse pilti maaliti 2 hüpostaasist. Hüpostaasis on kreekakeelne sõna isiksus. Seega kunstiteosesse on kätketud selle isiksus ja vaim, keda kujutatakse, ja ka kujutaja enda vaim ja enda isiksus. Seetõttu nõuti ikooni maalijalt puhast elu, et ta oma isiksusega ei rikuks selle maali kõrget ideed ära. Seda näiteks võib tuua üks kogemus teatrietendusest, kus istusin esimeses reas ja teatritükis esines näitleja väga niisuguses moraalselt kõrges rollis. Need sõnad, mis ta rääkis, need olid kõik ülevad, üllad, ilusad, aga ma olin esimeses reas niivõrd ligidal talle, et minule ei mõjunud mitte need tema öeldud sõnad verbaalselt, vaid mõjus selle näitleja, lubage öelda, räpane, kõlvatu isiksus. Ja mul oli tunne, et mind sülitatakse täis. Sõltumata sellest, et need sõnad, mida ta ütles, olid iseenesest mõtteliselt ja verbaalselt kenad kõik, aga ta oma isiksuse räpasusega rikkus selle ära. Nii et ma arvan, see väike näide aitab meil mõista, miks ei ole ükskõik, missugused pildid on meil kodus seintel, kes neid on teinud ja kui mõne pildi on maalinud skisofreenik või psüühiliselt haige inimene või joodik või kõlvatu või räpase hingega inimene, siis see pilt õhkub teisse ilma teie teadmata seda sama energiat. Seetõttu on ääretult oluline ka keda te näiteks palkate omale kodus mingit remonti tegema või midagi parandama või et see isik peab ka oma moraalse palge poolest sobima, et ta ei kätkeks sellesse oma negatiivset energiat. Piltide austamise
tekkimisel oli suur osa ka sambapühakutel või stüliitidel. Kõige kuulsam neist oli Simeon Stylitis, kes siis aastakümneid elas 20 meetri kõrguse samba otsas. Temast on palju huvitavaid lugusid, need sambapühakud olid Süüria kõrbes ja nende ainulaadne fenomeen on kindlasti selles, et nad näitavad, milleks on inimolend bioloogilise olendina võimeline teatud psüühilises seisundis. Kas te kujutate ette, et võib elada aastaid toitudes nädalas ühest kapsalehest? Nii et inimorganismis on väga palju, kui teda terviklikult võtta, niisugune kasutamata kapatsiteet või võimekus, nagu tänapäeval öeldakse, et me elame umbes niimoodi, nagu üks väga tore väljend on Uku Masingul, et me oleme keeruline tehas, mis võiks toota ei tea mis keerukaid aparaate, aga teeme ainult katuseplekki. Muidugi katuseplekki on ka vaja paraku. Nii et nendest maaliti siis pilte, ka väikseid ja neid levitati ja need olid ka väga hinnatud. Nad olid mälestusesemetena, ka savitahvlitele vajutatud bareljeefsed kujutised ja nende austamine levis kiiresti laiades inimhulkades. Kirikukogud suhtusid sellesse heatahtlikult, aga loomulikult tekkisid ka teised arusaamad ja vast natuke liiga ühekülgselt ja Vanatestamendist mõjutatult piibellikult orienteerunud vaimulikud ja teoloogid võtsid eitava hoiaku, see on niisugune tuntud spiritualism. Ja pooldades piltideta kultust ja nähes selles ebajumala teenimist. Milles siis asi on? Keiser Leo III süürlane andiski kleeruse vanema põlvkonna toetusel välja edikti, mis siis keelustas piltide kummardamise. See esimene ikonoklastiline edikt aastal 730 tegi ka ühtlasi korralduse olemasolevate piltide hävitamiseks, põhjendades, et pildikultus rikkuvad kristlikku usku ja õpetust ning polevat muud midagi kui ebajumala teenistus. Arvestagem sellega, et neid asju tol ajal viidi ellu väga räigelt ja kui midagi oli keelatud, siis sellele tavaliselt järgnesid ka füüsilised repressioonid. Loen ette ühe huvitava lõigu, mis näitab ka naissoo kõrget kvaliteeti, vintskust ja andumust, mida me ajaloos ikka näeme, kui on momendid, kus mehed teinekord ka nõrgemad on. See lõik ise on järgmine. Olles suuremalt jaolt välja lülitatud poliitilisest elust, olid mitmed naised tihedalt seotud oma aja usuvaidlustega. Näiteks 8. ja 9. sajandil, mil keisrid võtsid omaks pildirüüste poliitika ja keelustasid pühapiltide austamise, moodustasid naised opositsiooni esirinna. Nad olid kirglikult andunud ikoonidele, mida nad kummardasid kirikutes ja pidasid kodus oma kõige hinnalisemateks aareteks. Michael Psellos kirjeldas eredalt keisrinna Zoe kiindumust oma Kristuse ikooni, mis oli kaunistatud väärismetallidega. Ta uskus, et see võib tulevikku ennustada, haaras rasketel hetkedel püha kujutise käte vahele ning rääkis sellega, nagu oleks see elus. On teada, et pildirüüste perioodi alguses, kui üks sõdur pidi purustama Kristuse kujutise suure palee Halkee värava kohal, kiskus püha Theodosia juhitud nunnade rühm mehelt redeli alt ära. Need naised olid esimesed ikonotuulidest märtrid. Kõik nad hukati Leon III käsul. Ühte ikonotuulist nunna, Mantineoni Anthousat, piinati sel moel, et ta keha kallati üle põletatud ikoonidest saadud hõõguvate sütega. Paljude keiserliku perekonna naised ei olnud nõus oma abikaasade ja isade poliitikaga ning jätkasid eraviisiliselt ikoonide austamist. Veelgi enam, just 2 keisrinnat taastasid pärast oma mehe surma pühapiltide austamise.
787. aastal kutsus Ireene kokku Nikaia teise kirikukogu, mis tõstis lühikeseks ajaks ikoonid taas ausse. 843. aastal taastati Theodora ikonoklastist keisri Theophilose lese eestvedamisel lõplikult ikoonide austamine ning kuulutati see õigeusu kiriku ametlikuks õpetuseks. 13. sajandi lõpul olid just naised need, kes panid kõige ägedamalt vastu Michael VIII poliitikale taas ühendada Konstantinoopoli ja Rooma kirikud. Mõned tema naissugulased saadeti isegi pagendusse, sest nad olid mõistnud hukka 1274. aastal Lyoni kontsiilil sõlmitud uniooni. Tsitaadi lõpp. Olgu mainitud paranduseks juurde, 787. aasta kirikukogu ei olnud mitte teine, vaid 7. kirikukogu. Niisiis nägime siin, kuidas, ja see pole ainuke näide, nii Bütsantsi kui Euroopa ajaloos üllaid suuri naisi on lahedalt ja palju võtta. Kuid leidus pildikultuse pooldajaid, kes seda ka teoloogiliselt põhjendasid ja oskasid põhjendada. Silmapaistvamaks nende seas oli Damaskuse Johannes Damascenus, kes rajaski ikooniteoloogia alused. Ta seletas, et Kristus on nähtamatu Jumala kuju eikon ja nagu nähtamatu Jumala armust tohib jutlustada, nii võib kujutada Kristust ka pildil. Au, mida te pildile osutate, ei kuulu tegelikult pildile kui niisugusele, vaid sellele, keda pildil kujutatakse. Võtame silmade ette väikese näite tegelikust elust. Vanaema võtab või kes tahes oma lapse või lapselapse pildi, vaatab seda heldinult ja suudleb seda pilti. Kas ta suudleb papitükki? Ei. Ta suudleb pildil kujutatut oma mõttes, ta mõttes embab ju elavat inimest, keda see pilt kujutab. Nõnda on siis ka Kristuse mõjuvõim pildi kaudu tegev ja pilti tuleb mõista kui armuvahendit. Muidugi saab ju ainult Kristuse inimlikku kuju kujutada, et aga tema inimlikkuski on läbi imbunud jumalikust loomusest, siis juhib pilt ühtlasi Kristuse jumalikkuse austamisele. Ikonoklastide teoloogidel, need, kes siis olid ikoonide vastu, olid samuti kaaluvad argumendid. Keiser Konstantinus V esitas 754. aasta synodile põhjaliku seletuskirja selle kohta, miks tuleb loobuda pildikultusest. Ka siin võeti argumentatsioon kristoloogiast. Kristuse inimlikku loomust ei saa eraldi kujutada, kuna jumalik loomus on sellega lahutamatult seotud ja kujutada jumalikku loomust on lausa kuritegu, kui mitte võimatu. On olemas vaid üks tõeline Kristuse kujutus, see on püha Eucharistia. Eucharistia on armulaud. Synod ühines keisri seisukohaga ja piltide kummardajaid jälitati rangelt nii keiser Konstantinus V kui ka tema poja Leon IV ajal. Alles 780. aastal tuli ses suhtes siis pööre ja 7. oikumeenilisel kirikukogul Nikaias esitasid pildikultuse pooldajad teoloogiliselt põhjendatud argumendid. Ja nüüd me loeksimegi ette 7. oikumeenilise Nikaia kontsiili dokumendi, mis on siis suurepärane näide üldse kunsti esteetikast ja kunsti mõistmiseks. Niisiis, horoses õpetuslauses ladina keeles terminuses kõlab see nii. Rännates nii auväärsetel teedel ja järgides pühadele isadele, inspireeritud jumalikule õpetusele ja katoliku kiriku traditsioonile, teame selle olevat pühast vaimust, kes asub kirikus. Me käseme kõiki rangelt ja hoolikalt, et sama kallis
nagu on elavaks tegev ristikujutus, kreeka keeles tüüpos, ladina figura, tuleb esile panna austusväärseid ja pühi pilte, kreeka keeles eikon, ladina keeles imago, maale ja mosaiike ja muudest sobivatest materjalidest, Jumala pühadesse kirikutesse pühad astjad ja rõivad, seintele ja lagedele, kodudesse ja teeäärtele, meie issanda ja Jumala ja vabastaja Jeesuse Kristuse pilte ja meie rüvetamatu valitsejanna, püha Jumala sünnitaja pilte, aurikaste inglite ja kõikide pühade ja vagade meeste pilte. Mida jätkuvamalt me neid kujutisi vaatame, seda enam nad sisendavad meisse aukartust ja kasvatavad meid. Me omistame kujutistele armastust ja austavat adoratsiooni. Kreeka keeles timetike proskynesis, ladina keeles honorasia adoratio. Kuid me ei palvele neid. Kreeka keeles alethine latreia, ladina vera latria, mis kuulub üksi jumalikule loomusele. Aga kui kallis ja elavaks tegev ristikujutis ja pühad evangeeliumid ja muud reliikviad on nagu kujutisedki austatud, suitsutamisega ja valgusega, nagu on olnud vana vaga tava, siis pildile osutatud au koidab sellele, kes seda esitab, ja see, kes osutab austust pildile, austab sinna kujutatud hüpostaasist või isiksust. Tsitaadi lõpp. Niimoodi kõlas siis otseses tõlkes Nikaia 787. aasta oikumeenilise kontsiili dokument, milles on siis suurepäraselt selgitatud, missugune tähtsus või mismoodi on põhjendatud vajadus pühi kujutisi austada. Põhisisu oli selles siis see, et kui me osutame austust ikoonidele, kuhu on kätketud selle pühaku või Kristuse hüpostaasis, siis see peegeldub sealt meile tagasi. Väga lihtne on seda mõista. Öeldakse ju, et inimene on see, mida ta sööb, aga siis võiks sama hästi öelda, inimene muutub ja kujuneb selle järel, mida ta vaatab. Silmade läbi võtab inimene vastu sümbolid ja sellepärast on lõpmata oluline, missugused sümbolid avalikus elus on meie silmade ees. Kindlasti on vana Tallinn juba oma olemasolu läbi. Keskaegne, vana, imekaunis Tallinn. Kirikud, majad, tänavad, interjöörid. See on see, mis vahetult meid mõjutab, sest sinna on kätketud selle aja inimese vaimsus, isiksus. Ja selles on vana Tallinna ainulaadne eriline väärtus, mida ju inimesed tihti ei oskagi seletada, aga ei peagi oskama. See mõjub vahetult. Nii et tal on oma kindel mõju, ma ütleksin, vana Tallinnas iga päev liikuva ja elava inimese psüühikale, tema vaimsuse ja isiksuse kujunemisele. Samuti, kui inimene vaatab päevast päeva ainult inetuid pilte, satanistlikke pilte, koledaid pilte, siis ta kujuneb ise samasuguseks. Sotsiaalse olendina ja eriti nägemismeele kaudu on inimene äärmiselt mõjutatav. Selle tõttu on oluline, mida laps näeb lapsest saadik ja üleüldse, mis ümbritseb meid, mida me võime oma silmadega vastu võtta. Sellepärast on ka vana kloostri reeglitest pärit niisugune hoiatus või et hoidke oma silmi. Säästke iseennast ja ärge laske silmade kaupa oma intellektiga oma hinge rikkuda sellel, mis silmade kaudu tuleb. Nüüd pühendaksime tähelepanu kahele olulisele asjale. Kõigepealt oli ju küsimus selles, kui Kristus on dogmaatiliselt tõeline inimene ja tõeline Jumal. Kristust kui tõelist inimest, kellel on inimese kuju, saab kujutada. Tema eluajal oleks saanud teda fotografeerida, oleks saanud teha temast filmi.
kas oleks saanud filmida ja fotografeerida tema jumalikku kuju? Esimene vastus oleks, et see pole võimalik. Kuid jumalik kuju väljendub Kristuse puhul tema inimlikus kujus. Ja nüüd me saame puudutada niisugust hämmastavat kunsti esteetika fenomeeni, mida väga põhjalikult on käsitletud Byzantsi esteetikas ja mille kohta Kreeka kunstiajaloolased on kirjutanud võrratuid teoseid. See puudutab niisugust teemat nagu kujuteldamatu kujutamine. Kas on võimalik niisugune kunstilise kujutamise viis, et me saaksime kujutada seda, millel kuju ei ole? Ja siin ongi ju sügavamalt kunstiesteetika mõte. Kui keskaja kunstnik pidi olema selgelt nägija, kes tema poolt nähtu, tema kui erilise fenomeni poolt nähtu vaimse maailma tõe, suutis oma maali läbi teha nähtavaks kõigile inimestele, kellel seda võimet ei olnud. Kui näiteks kass saaks maalida pilti sellest, kuidas tema maailma näeb, me ehmataks ära hämmastusest, missugune on nägemine kassil või öökullil, kelle nägemine on inimese silmaga võrreldes, me ei oska öelda, missuguseid kordi või ühesõnaga seal on kvaliteedid, mida meil pole olemaski. Kas me oleme mõtelnud kunagi selle peale, et meie silm ei ole meid ümbritsevas looduses kõige täiuslikum? Et on olendid, kelle silm on määratult täiuslikum meie omast. Muidugi ei ole silmavõimed üksi määravad. Ja see kujuteldamatu kujutamine on leidnud siis kunstiajaloos oma kõige niisuguse säravama väljendi Christos Pantokratori kujutamises. Kellel on võimalus minna, vähemalt kunstiajaloo raamatutes saame me seda näha, Sitsiilias, Cefalus, Monreale kirikute, Byzantsi stiilis kirikute apsiididel on kujutatud mosaiigid Christos Pantokrator. See Pantokrator on meil tuntud ka ortodoks kiriku või õigeusu kiriku Kristuse maalingutest. Ja selle kohta siis võib öelda, et seal on õnnestunud kujutada kujuteldamatut. Kristuse kujutis kui Pantokrator, mis tähendab kõige vägevamat, kõik võimsat, on kujutatud Kristust jumaliku majesteedina. Ja me teame ka, et Byzantsi keisreid kujutati ka jumalikena. Tähendab, ta ühendab endas maise ja taevase võimu mõlemaid atribuute. Jumalikkus ja inimlikkus koos. Ja et kujutavas kunstis saavutati see, et Kristust kujutati küll inimesena, kuid temast domineeris ilmselt jumalikkus ja see, kes selle Pantokratori siis lõid kunstiteosena, nad suutsid seda jumalikkust kunstiteoses väljendada. Nad suutsid jumalikkuse teha nähtavaks. Ja just see, mis on nii Byzantsi ristikujulise kuppelkiriku kosmilises mudelis kui lääne lineaarses basiilikas ja Kristuse kujutamises Pantokratorina kõige vägevamana. Seal on antud ühtaegu nii kiriku jumalikkus kui ka sealt kandus see edasi impeeriumile. Kui Kristus oli omas majesteetlikkuses kuninglik ja valitsejalik, siis valitsejaid kujutati jumalikena. Need samad jooned kandusid üle. Kuid see pidi tähendama ka seda, et maine võim pidi esindama maa peal jumalikku võimu. Ta oli selle esindaja, ta pidi olema selle esindaja. Kui Byzantsile on iseloomulik see ja idakirikule, et maine võim ja selle võimu legitiimsus tuli otseselt Jumalast. Keiser oli otse Jumala alluv.
ja tihtipeale oli kirik nagu keisri alluv või siis tuli jumalast nagu kaks eraldi joont keisrile ja kirikule. Lääne kirikus oli kindel arusaam see, et võim, legitiimne riigivõim, tuleb jumalalt kirikule ja kiriku läbi saab maine võim alles legitiimseks, läbi kirikliku pühitsuse. Ja Lääne-Euroopa keskaja keisririigi kujunemine Karl Suurest alates oli ju see, et Karl Suur kui Rooma impeeriumi taastaja sai Rooma paavstilt keisri tiitli ja pühitsuse Rooma imperaatoriks 25. detsembril aastal 800. Et võimu legitiimsus pidi olema kosmiline, jumalik ja jumaliku päritolu. Siin on väga sügavad teooriad sees, mis puudutavad ka otseselt loomulikult tänast päeva. Ja milles on siis selle 7. oikumeenilise kirikukogu definitsiooni mõte veel kord, katsume nii lihtsamates sõnades kokku võtta, on see, et austades pilti me ei austa mitte maalitud pilti või ikooni, vaid me austame temasse kätketud hüpostaasist, isiksust, kelle püha energia läbi selle akumulatsiooni, me võime vaadata ikooni kui energia niisugust pinda, mis kiirgab meie peale, mis mõjutab meid, ja et seda kiirgust vastu võtta aktiivselt, siis aktiivne vastuvõtt saab toimuda, kui me soovime seda vastu võtta. Ja palveleme seda vaimsust, mitte mateeriatükki, mille peale see maalitud on, vaid see kujutis toob meile selgelt, kujutab selle jumalikkuse meile. See peaks olema väga lihtne taibata ja siit tuleneb ka see arusaam, miks on niivõrd oluline kirikukunst ja miks vaesestub inimese religioosne elu ja sellega koos kogu ühiskonna religioosne elu, kui on ära võetud ja taandatud see võimas visuaalne esteetiline külg. Siis on arvesse võttes, et inimene on füüsises elav ja selle läbi kogev, on ära võetud ju põhilised vahendid tema heas mõttes mõjutamiseks. Ja kuna ei jää kunagi sotsiaalses elus tühja kohta, siis sinna tulevad teised sümbolid, teised mõjutajad, mis kannavad endast teistsugust energiat, negatiivset energiat, ja selle tulemusi me tänapäeva maailmas näeme. Ja seetõttu on niivõrd suur erinevus Bütsantsi kultuuri uurijana ja teoloogina nii ida kui lääne, ma ei julge öelda tundjana, ma ütleksin uurijana, ehkki küll eluaeg on uuritud, aga ega siis kellel vähegi aimu on uuritava materjali suurusest ja sügavusest, ei saa ennast kunagi rohkemaks nimetada kui õpilaseks ja ainult uurijaks, on väga teravalt eristatav protestantlike maade ja ida- ja lääne katoliku kiriku kultuurides elavate inimeste, need on eri maailmad, midagi pole teha. See kõle Põhjala natukene niisuguste nukrate ja tuimade inimestega ei ole ainult tingitud kliimast või rassist, sugugi mitte, vaid see on ikka tingitud sellest universumi sideme esitamise moodusest. Ja ei maksa seda ära segada emotsioonidega. On neid, ja Eestis on palju, kes arvavad, et religioon on mingi emotsioon või emotsioonide üleskruttimine. Religioonis esikohal on mõistus, teadmine ja tahe. Ma rõhutan tahet, mille käivitab jumalakartus ja pühavaimu vägi, ja vastutus muidugi selle eest ei pääse keegi. Lugupeetud raadiokuulajad, meie aeg on ääretult piiratud nii sügava teema käsitlemiseks, aga olgu see pisikene märguanne ja sissejuhatus nagu väike piilumine ühte väga
professionaalsesse, väga sügavasse valdkonda elus, nagu kirikukunst ja esteetika. Ja seetõttu esimene suur universumi mudel, milles peab väljendama universumi harmoonia, katedraal. Kujutagem oma silmade ette Romaani ja Gooti katedraale. Siis lubage öelda, modernistlikud kirikud on sisuliselt satanistlikud. Nad universumi harmoonia asemel pakuvad meile mida visuaalselt? Lõhutud ruumi, purustatud tervikut, disharmooniat. Mõtelge selle üle. Soovin teile selles mõtiskluses viljakaid tulemusi. Aitäh!
mea palavis iniquis, et la lingua dolosa, quid detur tibi atque lapanatur tibi, ad linguam dolosa, sagite potentis acute, cum carbonibus desolatori, incolatus meus prolongatus est, habitavi cum habitantibus ceda. Multum incora fuit anima mea, cum isquio deum pacem evam pacificus, cum roque varilis impugnabat me gratis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi, auxilium meum ad Domino, qui fecit celum et terra, non det in commotionem pedem tuum, neque dormit etque custodite, ecce non dormit habit neque dormie, qui custodit Israel. Dominus custodite, Dominus protexio tua, super manum dexteram tua, per diem sonno nulete, neque luna per noctem. Dominus custodite ab omni malum, custodiat animam tuam Dominus. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Letatus suminisque dicta sunt mihi, in nomum Domini ibimus, stampes eram pedes nostri, illa Christus Jerusalem, Jerusalem que edificatur civitas, cuius participatio eius in ipsum, illum genium ascenderunt tribus Domini, testimonium Israel ad confitendum Domini, quia illis sederum sedes in iudicio, sedes super domum David. Orate que ad pacem sunt Jerusalem, et abundantia diligentibus Dei. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in turibus tuis. Propter fratres meos et proximos meos, loquebat pacem de te. Propter domum Domini Dei nostri, quasi bona tibi. Gloria Patri
et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Spiritus Domini, replevit orbem terrarum. Alleluia. Deo gratias. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Alleluia. Et hoc quod confinet omnia scientia habet vocis. Alleluia. Christe eleison, Kyrie eleison. Et cum Spiritu Tuo. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Preatus eum laude tua. Ut osim cantare, Alleluia. Gaudebunt labia mea. Dum cantaremus tibi, Alleluia, Alleluia. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine.